Tere päevast, austatud Postimees TV vaataja. Oled sattunud vaatama järjekordset saadet sarjast Peetri Pilk, mida teeme vaheldumisi Eesti tuntud majandusanalüütiku Peeter Koppeliga. Oma tänaseks stuudiokülaliseks olen palunud siia ühe väga targa ja austusväärse mehe, Hiina uurija, orientalisti ja Sisekaitseakadeemia teadlase härra Märt Läänemetsa. Tervist! Tere päevast! Ja läheme kohe oma esimese uudise juurde, mille kohta tegelikult võiks hoopis öelda ja esitada küsimuse, et kus on uudised sellest, mis Eestis toimuvad. Asjad tähtsad. Nimelt 26. novembril saabus meile Eestisse uus USA suursaadik Roman Pipko, kes on pikaajaliste Eesti sidemetega, on siin sündinud, räägib eesti keelt, on muu hulgas mitmete eestlaste, nagu ka fotolt USA saatkonna Facebooki edastatud fotodelt näha, on dirigent Neeme Järvi ja tema perekonna sõber, väga suur Eesti patrioot, loomulikult Vene vastane, aga samas kindlasti jällegi vabariiklike, konservatiivsete ja ka praegust USA valitsust toetavate seisukohtadega. Ja antud juhul vaadates USA saatkonna erinevaid uudiseid, olgu siis tegu mingi kaitsekoostööga, USA saatkonna poolt on hästi palju infomaterjale, ilmub kas või sellest, kuidas USA erinevad esindajad, kindralid kohtuvad meie kaitseväelastega, annavad üle mingisugust varustust, avaldavad toetust meie ühistele liitlassidemetele ja miskipärast valdavas osas Eesti ajakirjanduses enam ei kajastata seda, kuigi eelmise USA suursaadiku George Kenti puhul tehti uudised isegi sellest, kui tema abikaasa oli teinud piparkoogimaja näiteks. Ja nüüd siin minul tekibki küsimus, et meile on Eestis tekkinud täiesti hiilgav võimalus omada ülihäid sidemeid, olgu meedias kui riigi tasandil ühe mehega, kes kuulub eriti oma tütre, kuid ka muude peresidemete kaudu ka USA presidendi ja kindlasti valitsusringkondade siseringi. Ja nüüd nagu peale Postimehe, kes tegi Postimehe kultuuritoimetus ja ka Elu24, tegid kena ülevaate siis Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri kontserdil käinud härra suursaadikust, aga nagu täielik tühjus mainiti küll ära, et härra suursaadik on saabunud, andis üle oma volikirjad, aga ei olekski nagu enam meil olemas seda liitlassuhet USA-ga paljude kõikvõimalike poliitikasaadete ja analüütikute ja suurte ekspertide sõnade kohaselt samuti. Et kuidas sulle on vastavas asjas mulje jäänud? Võib vähemalt osaliselt sinuga nõustuda. Jah, et kuna ikkagi aeg-ajalt seda tuleb ette ja valitsuse poliitika on, et USA on meie kõige tähtsam liitlane, ega seda keegi ei salga. Aga kui USA on meie kõige tähtsam liitlane, mis nii on ja siin ei ole midagi teha, meeldib see meile või ei meeldi. Ka neile, kellele USA praeguse administratsiooni poliitika võib-olla on vastu kõrva, aga seda, et USA meie suurim liitlane on ja meie, ma julgeks öelda, et lausa eksistents sõltub liitlassuhetest USA-ga, siis tõepoolest võib natukene imeks panna, et selliseid asju kajastatakse kindlasti liiga vähe. Ja et USA administratsiooni poliitika ja välispoliitika puhul paraku domineerib vist isegi ikkagi selline nagu kriitiline ja mahategev seisukoht, kuigi Kriitika on alati õigus pigem selline lahmivalt ja solvavalt mahategev. Lahmivalt ja solvav, jah, et või mõnitavalt isegi. USA on ikkagi demokraatlik riik ja me teame seda, et presidendist sõltub seal väga palju, aga kindlasti ei ole mingit ohtu näha selles, et see presidentaalne süsteem, mis on 2,5 aastat toiminud, et see saaks kuidagi seal muutuda diktatuuriks, nagu mõned on isegi seda arvanud. Mulle meenub üks ajakirjandusest loetud selline väike seik, mis jäi väga hästi meelde siis, kui Donald Trump esimest korda presidendiks valiti siis aastal 2016 ja siis tolleaegne Ameerika Ühendriikide suursaadik Eestis, kelle käest ka küsiti seda, siis ta ütles väga hästi, väga diplomaatiliselt, aga väga õieti, et
siis oli ka suur kisa, et mis nüüd hakkab saama, see sai presidendiks ja nii edasi. See suursaadik ütles, et Ameerika Ühendriikide presidendil ei ole vabadust valida teemasid, millega tegeleb. Ta viib ellu oma suure riigi poliitika, kuigi tal on selleks küllaltki suured volikutused ja suured vabadused. Ja seda me näeme ka praegu ka Donald Trumpi tegelikult ellu paratamatut USA geopoliitilistest huvidest tulenevat poliitikat, milleks on Euroopa relvastuma sundimine ükskõik mis meetoditega ja teisena loomulikult Hiina-Vene bloki kontrolli all hoidmine. Aga selles olen sinuga samuti täiesti nõus, et Eesti iseseisvus sõltub kahest eranditult üheaegselt toimivast faktorist. Üks on USA tahe, toetus, teine on meie enda rahva selge kaitsetahe, mis meil siiani on olemas, et kui me nüüd ühe kaitse tugisamba ise ära lükkame, siis me lükkame ära iseenda iseseisvuse. Aga lähmegi nüüd järgmise uudise juurde, õigemini kahe uudise juurde, mis on mõnes mõttes märgiline. Nimelt Rahvusringhäälingu uudisteportaali sattus minister Jürgen Ligi kahe uudisega ühel hetkel nädala alguses lausa esiuudiseks. Nendes esimeses siis mõistab sotsiaaldemokraatide tuntud ja väga mõistlik poliitik Raimond Kaljulaid hukka Jürgen Ligi erakordselt mõnitava sotsiaalmeedia postituse USA suunal, mis oli, tõepoolest mina nimetaks seda selliseks luululiseks postituseks, mis Ligi sinna kirjutas ja Kaljulaidi hukkamõist sellele, et lõpetagem oma liitlase mõnitamine oli minu arust oli väga omal kohal ja tasub tõesti tunda head meelt, et sotsiaaldemokraadid, et üks Eesti erakond saab aru nendest maailma asjadest, et ta mõtleb Eesti nimel, mitte lihtsalt mingite isiklike ideoloogiliste või mis tahes muude kaalutluste põhjal. Aga selle uudise kõrval oli ka see sama minister Ligi, kes andis siis tulevasele või juba peaaegu nüüdsele linnapeale Peeter Raudsepale mõista, et tema instituudi raha oleks ju nagunii ära võetud, et nii paha statistikat esitab mees või et esitas mingi faktina, et tal oligi vaja uut töökohta ju, et ega see siis konjunktuuriinstituut poleks saanud ju mingit uut rahastust. Mõnes mõttes märgiline, et ühe ministri kaks väljaütlemist kõrvuti esiuudistena olid ja need väärivad üheaegselt väga-väga suurt hukkamõistu. Eriti kui sa hakkad ähvardama valitsuse nimel statistikuid ja sõltumatuid teadusasutusi. Nojah, kui ka selle kohta midagi arvata, siis ega minister Ligi puhul ei üllata miski. Just, aga sealt lähme. Aga loomulikult ma usun, et Ameerika Ühendriigid ja teised liitlased, Ligi õnneks välispoliitikas väga tihti sõna ei võta õnneks. Aga et kui ühe riigi, kes deklareerib ennast USA liitlasena ja kellel USA liitlus on väga tähtis, kui selle valitsuse liige niimoodi mõnitavalt esineb, eks hakkab silma niikuinii. Aga ma usun, et küllap ka Ameerika saatkond ja Eesti vaatlejaid, nii palju kui need on, teavad, kes on kes ja võib-olla väga selliseks fataalseks ühe ministrikese lahmimisi ei maksa pidada, sest et sa siin oma jutu alguses ka ju mainisid seda, et tegelikult kaitsekoostöö ja igasugune koostöö Ameerika Ühendriikidega ju käib ja seda isegi Ligi ei suuda väärata. Tahaks loota ja tahaks ka loota seda, et Eesti igasugused eksperdid ja kaitseuuringute keskused ja eriti meedia mõtleks natukene ka oma sellisele valimatule sarjamisele natukene järele ja üritaks samamoodi mõelda Eesti ja kogu maailma turvalisuse perspektiivist, mitte mingite isiklike ideoloogiliste seestumuste baasilt. Aga lähme nüüd kohe kolmanda meie tänase uudise juurde, milleks on Postimehe juhtkiri äsja ilmunud Varjumine vajab raha, kus on üpriski kenasti ja selgelt juttu sellest, mis seisus on meie tsiviilkaitse, olgu see siis varjendite või muude rajamise osas, et mulle meenub aastal 2017
kutsuti mind Tartu Ülikooli teadlasena siis ühte aruteluringi. Kindral Kiili oli siis Kaitseliidu ülem, et tema oli seal ja veel mäletan major Morehel ja erinevaid inimesi ja arutasime just meie tsiviilkaitse ülimalt kehva seisu üle, Kaitseliidu rolli üle selles ja et mida teha. Ja lõppkokkuvõttes 2017, kui pidime seal vestlusringis tõdema rahva osalusel, kes esitas ka küsimusi ja uuris asju ja tegelikult hakates lugema, mis praegu toimub, me oleme seal samas kohas, kus aastal 2017, et ei nähta väga ja ei nähta väga nagu vaeva, et asjad, mingid süsteemid kiirelt toimima panna ja samal ajal USA hurjutamine, kes on meie riigikaitse ainus tõsiselt võetav garant, käib selle taustal, et me nagu ise ei reageeri nii kiirelt, kui vaja on ja samal ajal veel siis sõimame oma suurimate kaitsjate näo täis. Ja eks ka sellega tuleb nõusse jääda ja ma ise olen nii-öelda kodanikuna, mitte mingil juhul eksperdina seda meie nii-öelda seda kodanikukaitset, mida vanasti nimetati tsiviilkaitseks, selle kehva olukorda ka jälginud ja üritan ennast kursis hoida, aga mulle meenub ka, et siin see oli nüüd nimetasid aastat 2017, aga mõnevõrra hiljem, kui ma siin üritasin ka Vabaerakonna liikmena nii-öelda kandideerida ja väikestviisi poliitikaga tegeleda, siis ma mäletan, et see kodanikukaitse vilets olukord oli igatahes meie erakonnas ja ma mäletan ka teistes nagu teema kogu aeg ja valimisprogrammides oli sees ja väga tore, aga kõik, mis edasi tuli, ühesõnaga mitte midagi ei tulnud edasi, mitte ükski valitsus, sellest on ka juba päris 2 tsüklit möödas. Ja näed, Tallinnas tehakse siilidele veevõtukohti, nagu oli 35 000 euro eest, mis 7 siili veevõtu kohta, aga ei ole sellist rahvakaitseplaani tegelikult. Aga ma natukene jätkaksin veel, eks ole, siis kui algas sõda Ukrainas, mille algusest on ka juba päris hulk aega möödas, siis see teema nagu tuli taas rohkem üles. Siis toodi ja ikka aeg-ajalt tuuakse esile, et kui võimsalt on arenenud Soomes see kodanikukaitse, mis kogu maa on kaetud nii-öelda, kuna nad on teadvustanud seda, et nad elavad Venemaa kõrval. Meie elame ka Venemaa kõrval ja kaua aega Nõukogude Liidu okupatsiooni all. Venelased 1000 aastat tagasi põletasid Tartu maha esimest korda, et meil on kogemusi küll. Meil on kogemusi küll, jah. See võib-olla ei ole enam igaühe isiklik kogemus, aga mis mind imestama paneb see, et Soomet tuuakse eeskujuks ja jällegi, kui sõda algas, siis tuli ka välja, et need Ukrainas ka igal pool ei olnud, improviseeriti keldrites ja nii edasi, et oi, aga kuidas meil Eestis see seis on ja selgus, et seisu nagu ei olegi väga, aga ka nende aastate jooksul oleks pidanud palavikuliselt hakkama sellega tegelema. Süstemaatiliselt iga päev. Midagi on tehtud natukene võib-olla mõnes kohas, aga see ei ole kindlasti piisav. Ma mäletan, või ma võin öelda oma kogemusest, ma elan Tartu lähedal Ülenurmes, seal lihtsalt sai juhuslikult valmis uus ja väga moodne spordihoone, mille keldris on siis lasketiir ja see lasketiir siis vist sellel ajel ehitati natukene tugevamaks, et sellel alevil on nagu seal lasketiirus varjend olemas, aga samas ma elan ka üle kilomeetri sellest eemal, et kas ma jõuan sinna varjendisse. Ja veel üks seik nüüd viimastel valimistel siin selle sügistel omavalitsuse valimistel ka Tartu, mis on minu kodulinn, seal see varjendite teema oli ka üleval ja mul käis läbi, ma ei tea, kui adekvaatne see on, et Tartu linnas olevat vaid 15% elanikest siis kuhugile varjuda. Midagi, ka suurmajade keldrid ja midagi on kohendatud, et kus mis nagu natuke varju ka pakuvad, aga 15% kuidagi ette. Ütleme nii, et sina elad sellises elamurajoonis Tartu kõrval, mina Tartu peaaegu kesklinnas, aga samas viibin ka Lääne-Virumaal maakodus hästi tihti ja täiesti ausalt ma ei tea, mida peaks kriisi hetkel tegema, et tahaks kuhugi võib-olla isegi appi minna, mingid valu inimesi on vaja evakueerida või haigeid inimesi kuskilt sealt vallast või kuidagi midagi teha, aga ma tõesti ei tea mitte midagi ja seal juures suur osa mu sõpruskonnast kuulub mingitesse riigikaitseorganitesse ja ma olen täiesti pimeduses, ma ei tea, kui mingi kriis Eestis on, mida teha. Aga lähme nüüd sinu eriala juurde
ja räägime natukene rahvusvahelisest poliitikast, eriti just ka USA poolt hetkel Venemaa ja Ukrainaga peetava nõndanimetatud rahuplaani üle. No me tegelikult teame, et see ei ole USA ei oodanud sealt loomulikult mingit rahu ja tõenäoliselt on see ka ukrainlastele teada, et see ei olnud mitte mingisugune päris rahuplaan, see on lihtsalt selline formaadi või laua loomise katse või ja natukene analüüsida, siis selle ajastuse mõttes just samal ajal käivad Hiinaga ju USA-l sellised, ütleme, nii telefonikõnede kaudu Xi ja Trumpi vahel kui ka delegatsioonide vahel läbirääkimised. See Hiina kas või erinevate maaparadele piirangute peale panemine, eks võib lüüa USA-t väga, väga tõsiselt. Ja nüüd ongi, et küsiks sinu arvamust, et kuivõrd selle, ütleme, Venemaa moosimisega, mis on näha, et selline Venemaa moosimine teadlikult lekitati veel avalikkusesse, et kuivõrd sina pead tõenäoliseks, et selle nõndanimetatud läbirääkimiste käigus ühtlasi üritati esimest siile selgeks teha, et kui teie omakorda järele ei anna, et vaadake, et siis me hakkame siin venelastega koostööd tegema ja jälle vastupidi, et see USA taktika nii Venemaa kui Hiina vahel teatud lõhesid tekitada, sest tunnistame ausalt, et maailmas on 2 jõukeskust, on Washington, on Peking. Kõik, mis on üleval, all, kõrval, see on suht tähtsusetu. Ja rahvusvahelist poliitikat, eriti tänapäeva geopoliitikat tuleb vaadata, kui sa tahad ekspert olla, siis väga avaralt. Ma olen saanud isegi, mitte nüüd väga rängalt, aga natukene sugeda või manitseda, või mitte ainult mina, aga on, mitte küll massiliselt, aga üksikud sellised arvamusi ka, et kui me räägime siis sellest Vene-Ukraina sõjast ja võimalikust rahust ja nii edasi, mis te seda Hiinat sinna topite kogu aeg? Et see ole, mis see Hiina siia Hiina on absoluutselt võtmetegur. Puutub, et jätke, Hiina on teine asi hoopiski. Kes see nii rumal inimene oli, kui tohib küsida? Mulle ei tulegi meelde, see ei ole nüüd viimase aja asi, aga kuskilt, see ei olnud niisugune esilehe uudis loomulikult, aga kuskil ridade vahel. Niimoodi jah, et selline ekspert või poliitik näitab ainult oma sellist kitsast vaatevinklit, et ta lihtsalt ei tea mitte midagi, mis mujal maailmas välja arvatud siin Ida-Euroopas või sellel jõujoonel toimub. Et kui nüüd natuke nalja teha, siis mulle ma nimetaksin sellist vaadet läbi kitsa pilu vaatamiseks. Kui ma lõpetasin 40 aastat tagasi ülikoolis, ma töötasin mõnda aega eksperimentaalpsühholoogia laboratooriumis assistendina ja seal minu ülemus tegi tajupsühholoogia katseid, kus siis oligi katseisiku ees oli kitsas pilu, mille laius sai korrigeerida ja kitsa pilu tagant lasti läbi erineva kiirusega mitmesuguseid kujundeid ja siis paluti isikul kirjeldada, mida ta selle kujundi taga näeb ja sõltus pilu laiusest ja kujundi liikumise kiirusest nägi suht erinevaid asju, erinevat moodi neid asju. Et nii-öelda kitsa vaatega eksperdid on nagu need läbi kitsa pilu vaatajad, mis näevad reaalseid objekte pilu taga liikumisega, aga väga erinevat moodi. Sa oleks justkui kirjeldanud Eesti valdava osa teles esinevate ekspertide, eriti ebameeldiv oli muide ERR-i viimase aja saateid ja ka portaalis ilmunud intervjuusid, sealhulgas ühe kaitseuuringute keskuse eksperdiga lugeda, kus inimesed oleks nagu elaks mingis ühemõõtmelises maailmas. Nad ei panevad faktides mööda, levitavad vahel isegi vandenõuteooriaid, selline ideoloogiline viha USA valitsuse vastu, saamata aru tegelikult, mida USA valitsus teeb. Et USA valitsus loomulikult on lääne ploki poolel, üritab seal nendes oludes, mis siis selle 4 viimase aastaga kaos ja vastuse puudumine diktaatoritele, eks kuidagi tuleb ära siluda. Ja, aga tuleme nüüd selle Hiina juurde tagasi. Jah. Et sa enne ütlesid ka, et USA poliitikas on nagu 2 rõhuasetust. Esimene on siis sundida Euroopa relvastuma, et suudaks vastu panna. Ja teine on siis Venemaa-Hiina blokk. Mina vahetaks kohad ära, et see Venemaa-Hiina blokk on USA jaoks ikkagi kõige tähtsam, mida on juba mitte viimasel ajal, vaid aastaid on ikkagi rõhutatud, et see oli jälle aastaid tagasi, ma isegi nüüd ei mäleta seal nii Trumpi ajal, esimesel ajal need
neid kaitsesekretäre seal vahetus mitu tükki, aga keegi neist, kui ta tuli jälle ametisse ja siis pidas oma selle avakõne kongressi ees, siis ta ütles, et Ameerika nii-öelda sellel kaitsepoliitikal on 3 tähtsat probleemi või 3 põhilist momenti. Hiina ja Hiina. Just, aga lisaks sinna ka juurde, et Euroopa relvastama sundimine on tegelikult USA enam-vähem isegi avalikus strateegias on tegelikult punktina sees ja seotud Hiinaga. Põhjus on see, et 2024 isegi eelmise veel, kui oli demokraatide ja Bideni valitsus, sel ajal erinevad USA parlamendi raportid võtsid enam-vähem üpriski nukralt kokku, et Hiina ja Venemaa ühildatud kaitsevõimekus ka rahasse arvestatult on peaaegu järgi jõudmas. Need summad, mida Hiina paneb sellesse oma kaitseeelarvesse, need on vaieldavad. Mõned räägivad me ei tohi rääkida nominaalsetest dollaritest, sest ka Venemaal sa saad $1 eest enam-vähem 5 korda rohkem, kui sa saad Euroopas, eks. Et see on paratamatult nii ja ka Hiinas, aga et erihinnanguid on kõige kõrgemale, mis lähevad, on kuskil 700+ miljardit, mida Hiina kulutab aastas kaitsele ja sinna juurde veel Venemaa mitusada miljardit siis sellest päris, ütleme siis ostujõudu ka arvestavas ja on ammu USA poolt järeldatud, et USA üksi ei ole võimeline enam Venemaa ja Hiina vastu 2 rindel sellist suurt vastasseisu võitma, mis tähendab ka Euroopa relvastava sundimine on USA-le eksistentsiaalselt oluline, sest nad ei ole üksi võimelised lihtsalt hakkama saama. Ja kuidas sellest Eestis aru ei saada, et tegelikult USA-l on paaniliselt vaja relvastunud Euroopat, et USA ei taha Euroopat mitte endast ära tõugata, isegi selles projekt 2025. See oli see Heritage Foundation, mis muide ei ole USA presidendi tegutsemise alus, aga ka seal on eraldi ära toodud vajadus relvastada Euroopa vastuseisuks Venemaaga ja Venemaa ja Hiina on muidugi üks plokk. Et kuidas... Ühesõnaga, tuleme tagasi sinu küsimuse juurde, kus me nüüd kaldusime kõrvale siin igatsugu kujundite ja näidetega ja jõudsime Hiina kaitse või sõjalise eelarvesse, mis on väga oluline teema ja tõepoolest see mõõtmise meetodid ja viisid ja on erinevad ja põhiline on see, et me saame siis ka väga suuresti kaudsetel andmetel põhineda. Ja jätame need numbrid praegult kõrvale, aga nüüd see, ütleme, et see USA-Venemaa Ukraina rahuplaan, nii nimetatud rahuplaan või see läbikäimine sel teemal, mis siin meid hirmsasti ärritab ja nii edasi ja mida me siuname, et jällegi see lihtsustatud nägemine, et Trump ja Putiniga tahavad mingit diili teha üle meie Ukraina peade ja nii edasi. Et tegelikult on ikkagi siin taga see sama ütleme otseselt välja hirm Hiina ees, sest et praegune see geopoliitika on ikkagi nii-öelda 2 suure võitlus, kumb jääb peale. Ja siin ei ole ainult kaitsevõimes tegemist, isegi ka, hiinlastel on ammu, kui me räägime ikkagi Hiina sõjalist eelarvest ja niimoodi selline nad nimetavad seda tsiviil-militaarsfääri kokkusulamine või kuidas see on fusion. Jaa, seal on iga praam, iga laev, iga praam ja ütleme, et armee, rahvavabastuse armee on, mis allub mitte riigile, vaid parteile. See on parteiarmee, nagu Hiinot, mida jällegi paljud ei tea. Et sellel on tohutu võim ja ka tootmisvõimsuse, aga tsiviilsektoril on otsene ülesanne seda toetada, et eriti tehnoloogia, uuringud, tehnoloogia siirdes on väga raske vahet teha, mis on kaitseotstarbeline ja mis mitte. Ja nüüd ilmselt on siis ka USA-s seda jälgitud ja siin ka viimased raporteid vaadates siis ka ameeriklased ütlevad, et meie peame tegema, nad ei ütle mitte samamoodi kui hiinlased, aga ka meie peame seda koostööd, kaitsevõime, kaubandus, majandus, diplomaatia, kõike rohkem tervikuna käsitlema. Ja võt sellepärast siis ongi et kuna Hiina on ikkagi oht number 1, mis võib Ameerika, nimetame seda hegemooniat, siis troonilt tõugata, siis Hiinal on põhiline tähelepanu. Ja nüüd kogu see niinimetatud lähenemine või diili otsimine Venemaaga kindlasti tuleb selle mingit tausta näha selles, et ameeriklased püüavad mõjutada
Hiinat ja näidata Hiinale asju. Ma räägin edasi natukene veel ja et see ei ole jah, nii nagu sa ütlesid, ei ole ilmselt otseselt tõsiselt võetav, et sealt miski rahuprojekt tuleb, aga see on signaal Hiinale. Nii, me oleme valmis Venemaaga diili tegema, et Venemaa, vähemalt seda Venemaa-Hiina suhet nõrgendada või Venemaa hoopiski nii-öelda Hiina sfäärist eemale tõmmata. Sest ega kõik suurriigid toimivad pragmaatiliselt enda huvides. USA, Venemaa, Hiina. Hiina huvides ja Venemaa huvides on praegu hoida kokku USA vastu. Aga USA huvides on see, et seda koostööd lammutada. No, see on loogiline. Ükskõik millistega, eks ole. Üks asi on Euroopa relvastamine ja Ukraina sõja kaudu nõrgestada, aga teine asi on ka diplomaatia kõikide muude vahenditega. Nii et mõnikord või viimasel ajal ma olen paaris kohas näinud sellist huvitavat sõnaseadmist, et kas äkki Ameerika on tegelemas praegu Hiina suhtes selle Kissingeri suuna ümberpööramisega. Jällegi vanemad inimesed mäletavad, nooremad ei tea üldse, eks ole, et kuidas siis Hiina tõus algas, see algas 70ndate algul, kui Nixoni see välisnõunik Kissinger hakkas tegema diili Hiinaga, et tema idee fiks oli, et Hiina tuleb tuua maailma poliitikasse, kuidas tuleviku maailm ilma Hiinata hakkama saab. Ja see läks tal väga edukalt, eks ole. Ja teine asi oli see, oli külma sõja haripunkt, et kasutame ära Hiinat Nõukogude Liidu vastase, Nõukogude Liidu nõrgestajana. Ja see poliitika läks väga hästi käima, eks ole, juba 10. lõpuks olid siis diplomaatilised suhted Hiinaga ja nii edasi. Ühesõnaga, et USA orienteerus Hiinale, Kissingeri doktriin, et nõrgestada Venemaa, Nõukogude Liitu. Ilmselt see mängis ka oma teatud rolli, et järgmisel 10. Nõukogude Liit kokku varises. Nii ta oli aga nüüd Hiina on läinud nii-öelda üle käte, kuigi Kissinger oma viimaste hingetõmmeteni raius, et tema suund on õige ja see, et Ameerika... Ta mõtles enne surma ümber. Päris enne surma võib-olla jah, aga ütleme, et ikkagi mis käisid läbi, et USA hilisemad juhid on teinud kogu aeg vigu ja oleks tema suunda ikka järgitud, see Hiina oleks meie sõber. Praegult on olukord selline, nagu ta on ja võib-olla tõesti see Kissingeri suuna ümberpööramine on see, et USA üritab võib-olla Venemaad sealt ära tõmmata. Meie jaoks on see muidugi juuksed tõusuvad püsti, eks oli kõikidelt, issand jumal, nüüd on mingi uus värk, aga ongi uus värk, uus poliitika ja ütleme, et see suurriikide geopoliitika, ega see ei tunnista mingeid ideoloogiaid ega värke. See on absoluutselt pragmaatiline, iga suur riik tegutseb selle nimel, et ennast tugevdada kõikide nende vahenditega ja kui USA nüüd ka deklareerib, et kaitsevõime on üks asi, mida tuleb niikuinii tugevdada, kuna Hiina on õudselt kiiresti tõusev, olgu need numbrid, mis on, aga need ilmselt midagi näitavad, et Hiina see kaitse-eelarve suurenemine ka ametlik on 6-7 või ka rohkem protsenti aastas, iga aasta. Ja see on läinud järjepanu juba palju aastaid. Eks ole, et Ameerikasse on ärevil, et me mõnel alal juba merel näiteks ei tea, kas enam Hiinale vastu saaksime, kuna Hiina laevastik on juba suurem. Aga et siin juures lisaks juurde, et mina isiklikult ja ma arvan, paljud teised ka ei arva, et ameeriklased arvaks, et neil õnnestub Venemaa enam sealt, ütleme, kuidagi lahti haakida, aga ma arvan, nad kasutavad praegu seda olukorda ära Xi survestamiseks ja lihtsalt Venemaa ja Hiina vahel vastuolude tekitamiseks, sellepärast, et Xi ei või kunagi teada, et ei ole Trumpil Putiniga mingit erikokkulepet ja samas Putin ei või kunagi olla kindel sellises olukorras, et Trump ja Xi ei löö kätt ja ei jaga omavahel omakorda Venemaad ära. Sest et see fakt, eks ole, et see oli eelmine nädal, kui ajakirjutus käis läbi, et üle rohkem kui 20 aasta
Hiina liider esimesena, tähendab tema initsiatiivil toimus telefonikõne siis Hiina juhi ja Ameerika presidentide vahel. Mida ei olnud 2001. aastast saadik toimunud. See näitab seda, et siin on väike niisugune ka ärevus tekkinud, et mis tähendab ameeriklastel õnnestus manööver võib-olla päris hästi, et kogu... Ja see langes kokku, eks ole, sellega, kui toimus see, niinimetatud see Vene-Ukraina rahuplaani aktuaalseks rambivalgusesse tõstmine. Aga et meie saateaeg hakkab lõppema ja ootaks sult mõnda soovitust nii Eesti rohketele analüütikutele kui ka võib-olla poliitikutele, et kuidas selliseid, anna üks soovitus, mida teha, et meie avalik arutelu ja analüütikand hakkaks arvesse võtma, et maailm on ümmargune ja see ei käi ainult meie sellise, ütleme, meie mingisuguse pisikese mõttemaailma ümber, vaid me peamegi vaatama maakera kui suurt maakera, kus on. Loomulikult esimene soovitus on vaadake saadet Peetri Pilk. Just, see on üks parimaid soovitusi, mida pika aja on kuulda olnud. Üldisemalt on õppige. Hariduse küsimus on. Näiteks raamatuid võiks lugeda, raamatuid võiks lugeda ja ma võib-olla erinevalt sinust arvan, et see olukord ekspertide, ajakirjanikude ja isegi mõne poliitikuga ei ole nii katastroofiline, kui sa püüad, aga seda, kuna ta on katastroofiline piisavalt ja sa natukene võimendad, siis nii peab, sest meil on ikkagi mõned, Eesti on väike, meil on igal alal ongi mõned, eks ole, meil ei ole mingeid massiivseid mõttekodasid, kes asjadega süvauuringutega tegelevad, me kasutame ikkagi väga palju teiste, eriti Ameerika neid analüüse, kellel on tohutu võimekus, aga need sellised libaeksperdid või neid palju on sugenenud neid kuidagi. Eksperdid võib-olla ei loe neid analüüse ka kuigi palju, nad loevad mingeid teisi, ma ei tea, kas analüüsi või mida iganes. Et rohkem õppida ja kui sa tahad ja võib-olla targematelt inimestelt küsida ka enne, kui midagi kirjutada. Küsida, et kui sa tahad olla ekspert, siis sa peaksid ikkagi tõepoolest tegema oma pea vabaks igasugustest ideoloogilistest targutustest ja uurima seda asja, seda valdkonda. Ja mõtled, et olukord on, kui ma vaatan nüüd oma mätta otsast nagu Hiina käsitlustest, siis on viimase 10 aasta jooksul on toimunud peaaegu revolutsioon. See, mis ikkagi oli nagu ajakirjanduses ja avalikkuses selle aastatuhande või sajandi alguses, see, mis praegult on selline domineeriv suund, on kriitiline, see on nagu öö ja päeva vahe ja isegi mõned nii-öelda, ma ei hakka nimesid praegult nimetama, aga siis need välispoliitika guurud, kes ka 10 aastat tagasi veel rääkisid Hiina võimalustest ja kõikidest asjadest ja kõik, need on teinud kannapöörde ja nüüd räägivad hoopis teistmoodi. See on õnneks, lõpetamegi oma tänase saate sellega, et tõdeme positiivsete nootidega, et meie olukord ekspertluses on hoolimata kõigest ja rohkete läbi kitsapilu vaatajate ekspertide läinud ikkagi paremaks, kui ta oli 10 või 20 aastat tagasi ja kindlasti 10 aastat hiljem sellest hetkest siin on see olukord läinud veel paremaks. Tänan sind nende kõikide tarkade mõtete eest ja tänan vaatajat ja kuulajat meie saadet nautimast. Järgmisel nädalal on selles saates Peetri Pilk, saatejuhiks juba majandusekspert Peeter Koppel. Kohtumiseni järgmisel nädalal ja kõigile õnnistatud advendiaja algust.